Kas oled kuulnud 2005. aasta jaanuaritormist, kui Pärnu linnas ja Lääne-Eesti rannikul tekkis ulatuslik üleujutus? Tormis sai kannatada 775 maja ja evakueeriti umbes 300 inimest. Inimesi on olnud vajalik evakueerida ka keemiaõnnetuste ja tulekahjude korral. Selliseid sündmuseid ei tule ette küll iga päev, aga meie Päästeametis vastutame selle eest, et oleksime hädaolukordadeks nagu metsatulekahjud või loodus- ja keemiaõnnetused võimalikult hästi ette valmistunud ja oskaksime neid targalt lahendada. Kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel on võtmeküsimuseks, kui paljud inimesed võivad sattuda ohtu ja vajada kõrvalist abi. Vajalike ressursside planeerimiseks ja õigete otsuste langetamiseks on vaja järjest paremaid töövahendeid, et prognoosida, kui paljud inimesed võivad ühel või teisel ajahetkel neis hädaolukordades ohus olla. Ühe uue ootuse oleme pannud mobiilpositsioneerimise andmete kasutamisele, mille põhjal saab ajaliselt ja ruumiliselt täpsemat infot inimeste paiknemise ja liikumise kohta. Positium on loonud rakenduse, mis võimaldab mobiiltelefonide positsioneerimise põhiselt kriisi reguleerimist täpsemaks teha. Rakenduses on võimalik vaadata rahvastiku paiknemist erinevatel nädalapäevadel ja kellaaegadel. Samuti on võimalik vaadata inimeste liikumissuundi ja mahtusid. Siin on näiteks näha, kuhu on liikunud inimesed valitud asustusüksusest. Kolmas kiht on mõeldud evakuatsiooni planeerimiseks. See näitab, kui palju on valitud asustusüksuses inimesi kokku ja kui palju on seal neid, kelle kodu on mujal. See tähendab, et nad saavad oma koju tagasi minna ning kui palju on neid, kes saavad minna oma teise koju. Järele jäävad need, kellele oleks vaja evakuatsioonimajutust korraldada. Mobiilpositsioneerimine annab senisest oluliselt täpsema pildi inimeste paiknemisest. Näiteks Tallinna kesklinnas on keskpäeval pea 50 000 inimest rohkem kui öösel, Lasnamäel aga 30 000 vähem. Suvilapiirkondades suureneb elanike arv suvel, näiteks Võsul enam kui 500 inimese võrra. Suurte ürituste või riiklike pühade ajal, nagu üldlaulupidu või jaanipäev, võivad 100 000 inimesed olla seal, kus nad tavaolukorras ei käi. Lisaks täpsematele teadmistele rahvastiku paiknemise ja liikumise osas võimaldavad mobiilpositsioneerimise andmed paremini mõista inimeste reaktsiooni hädaolukordadele. Kui tormiga soovitatakse kodus püsida, siis kas seda tehakse või tullakse hoopis tormipiirkonda uudistama? Sellistele küsimustele vastamine vajab päästetöötajate ja teadlaste koostööd. See omakorda aitab paremini tundma õppida hädaolukordade mõju ja neile efektiivsemalt reageerida.